meremees on ka juba kohal või? Meremees liigub. Kuidas teil? Sõidate täna ka või? Ise? Jaa, ikka. Õige. Õige. Ega siin enam palju pole jäänud sõita. Mis väga pill see sul on? See on ju käre ka ju. Ühesõnaga, see on nüüd, mis asi see on? Golf? Ei. Golf 3. Golf 3. VR6 GTI. Aga see VR6 on päris terav mootor tegelikult. Selle kere peal ega see kaalu ka midagi ju. No nii, ühesõnaga ilus päev on jälle käes ja oleme siin Laitses, vana hea Laitse, kus me siis ikka mõelda oleme. Ja meil on siin täna tiim on natuke suurem, natukene ülbem auto on meil ees. Mis asjaga tegu on? No, nagu märk ees ütleb, et on Fordiga tegu on. Usume seda, mis seal ees kirjas on. Usume, mis seal kirjas on. Aga kuidas sõita oli sellega käru järgi? Ei ole midagi tunda, täitsa hea. Jookseb ilusti järgi? Ilusti jookseb järgi, jah. Kuidas käru tundub? Kuule, käru on üllatavalt hea, et arvasime, et vähe hullem on, aga väga hästi. Ei ilusti jookseb taga, ei lopenda ega midagi. Ühesõnaga, käruga meil siuke äge uudis, et Rannest on meile siis tulnud appi. Mitte tegelikult ainult käruga, vaid igasuguste asjadega. Aga nendest räägime siin episoodides lähemalt. Väga äge. Peale ajamine ei olnud üldse keeruline. Me tegime rambid natukene pikemaks. Tegime seal veel natukene hooldustöid ja tundub, et sai vist hea. Tundub äge. Nii et sellega saame nüüd kihutada mööda siin Eestit ringi, Lätit ja kus me siin kõik veel ära käime. Võib-olla kui Pino käib siin palju Soomes, äkki peaks ka piiluma järgmine aasta korra Soome ka, et mis need rajad teevad. Aga noh, nagu ikka me oleme natukene liiga entukad, tulime vist natukene liiga vara, et tundub, et peremees on küll poolel teel siia, aga vist päris kohe sisse ei saa, nii et natukene peame ootama ja siis saame juba rajale, siis vaatame edasi, mis saab. No nii, siuke teenindus siis täna siin Laitse rallipargis. See on Simon Suvemaa driftikas. Väga äge pill. Sellest tegelikult peaks vist äkki piiluma konkurentide autosid tegema väiksed lõigud sellest, et millega siis meie konkurentid sõidavad, et varastama natuke Kaspari ideed. Tema teeb seda siis Euroopas nii-öelda suurte meistrite autodega, et me vaatame, mis siis äkki siin Eestis omad poisid ehitavad. Ma ei mäleta, kas käik jäi sisse, et ma vaatan, ma panen igaks käigu ka sisse. Kui siin rihpasi lahti laseme. Aba! Ilusad, korralikud, pikad rämbid. Ise tehtud, hästi tehtud, on ju? Nüüd tuli seda 1.8-le veel rõhku juurde, vaatame korra rõhud üle. Mis see klaas või? Mis asi ära kukkus? Külje või? Päriselt või? Mis on kurat? Kui sa
päev see on täna, kurat. Siuke pauk sisenesin ja ma tundsin tegelikult juba 2 ringi tagasi, et imelikult libe on. Ma ei teagi, päris täpselt saanud aru, miks. Ja nüüd peale sisenemist käis irgus pauk ja viskas ise kraavi ära. Rehv tuli maha. Ma korra mõtlesin, et äkki ta sõitis sillast midagi katki, vaata. Aga ei. Huvitav on see, et kohalt ära minnes nagu ta vajutab minu poolt tagumiku veits alla. Ma teen üksi ühe ringi, vaatan, kuidagi imelik tunne on. Auto. Kurat, kas ikka sild on kõver või ma ei saa aru praegu. Ja, aga tee üks rahulik ring niimoodi ütlesin. Nüüd on tunneb ära, mis tal viga on, et mul on tunne, et vasak ratas tegelikult on natuke rääpas küll, kui niimoodi tagasi vaadata. Ennem nagu oleks justkui võrdselt. Ma ütlen, kuidagi imelik tunne on, jah. Ma proovin ühe ringi veel. Täitsa nagu võõra autoga sõidaks, no saab sõita, aga peast midagi lahti ei ole. Ei no lahti ei ole, ikkagi see vaata pauk oli nii kõvad. Ühesõnaga, lugu oli siis siuke, et läksime Martiniga peale, mõlemad naeratasime veel üksteisele kenasti, näitasime pöialt ja siis läksime peale ja mina läksin hästi sügavale kurvi ja tundsin, et klõks, rool käis lukku ja lasin jala gaasi pealt maha, aga see kiire vend tuli tagant kohe rabaki. Ma tulin natuke valet trajektoori ka ja ma ei saanud aru, et sa nii palju aeglustasid. Ja siis ma jäin sinna taha kinni ja siis lõpuks ikkagi flippisid ja siis käis nagu ikka pehme. Aga ei, õnneks, tähendab kahju, et niimoodi juhtus, aga õnneks Martinil läks ainult uks, et tundub, et kere ja kõik muu on nagu sirge. Ukse peegel ja muud ei ole. Ja klaas. Klaas on siis minema. Ma tegin tagasi pöörde, et tulen vaatan, mis toimub. Ja vaatasin, mingi hele asi on maas, ma ei saanud aru, mis asi on klaas. Vaata, kui hästi töötab see turvakile. Lihtsalt terve jupp klaasi kildudeks, aga ta on kõik ühes tükis. Väga hästi läks. Äge, võidusõit, nii käibki. Ei ole hullu. Nii, ühesõnaga, minu autol oli nüüd, läheme siia poole. Minu autol Martin tuli, niimoodi ilus siuke. Et see on Nissani vorm, siit saaks Nissani vormi võtta. Aga tuli siit tagant sisse ja algus tundus, et midagi nagu ei olegi. Ja läksime, vaatasime rehvi rõhud üle, läksime uuesti rajale. Nii kui ma käsipidurit tõmban, käis ilge pauk tagant ja viskas raja pealt täitsa välja. Ja mõtlesin, milles nagu asi on, kartsin, et äkki lõhkus mingi silla kinnitusele, aga viskas lihtsalt rehvi maha.
ja siis tulime uuesti boksi, panime uued rehvid alla, läksin rajale ja kuidagi auto oli imelik, niimoodi, et vajutad gaasi, siis ta kiskus kuidagi paremalt poolt, kuidagi ratast. Ühesõnaga, auto käitus väga võõralt, täitsa võõra autoga sõitsin. Ja siis tulime siia, mõtlesime, et okei, paneme uued täitsa tutikad rehvid, et äkki on rõhud ikkagist midagi. Ja nii kui auto üles tõstsime nüüd keskelt, siis mitte ükshaaval, vaid keskelt ja vaatasime, et kuidagi ikka sild on natuke valesti. Ja vaatasime auto alla, silla kinnitus on natukene kõver, puksid on kõik puruks ja ta on, ratas on käinud koopas ka natukene vales kohas, kus ta ei tohiks käia, nii et nüüd hakkame aga putitama, mis seal ikka. Nii, ühesõnaga möödas on umbes tund aega, kui me oleme koju jõudnud. Me alguses mõtlesime, et me täna ei tegele, hakkame homme vaatama, aga uudishimu oli nii suur, et ei suutnud käed rüppes istuda ja mõtlesime Markoga, et vaatame, mis siis viga on. Ja meil on tagasilt käes, tõstamegi auto ülesse. Vaatame, mis meil siit vastu vaatab. Sild on meil käes. Ei olnudki liiga hull. Me kartsime natuke hullemat, aga tuli suhteliselt lihtsalt. Aga ühesõnaga, mida me nüüd näeme, on see oma lollus, õppige minu vigadest. Me tellisime ära kõik polümerpuksid, me tellisime ära silla tugevdusplaadid ja mida mina mõtlesin? Paar sõitu on veel see aasta jäänud, teen talvel. Kohe karistas ära. Ma sõitsin originaalpuksidega ja mul ei olnud silla tugevdusi. Õnneks silla tugevdused, need augud ja need on kõik korras ja nad on oma koha peal, sellega vedas. Aga mida me näeme on see, et kõik puksid on puruks ja täiesti seest ribadeks. Ma näen, et siin puks on täiesti nagu diagonaalis sees. Ühesõnaga, originaalpuksidega tundus alguses, et võib sõita. Ja huvitav on see, et kuna nad on pehmed, siis on ka grippi nendega kindlasti rohkem. Et ühesõnaga, justkui näiliselt tundus, et kuule, pole hullu. Nendega võib sõita küll, keerad koili natukene jäigemaks, meil oli ta keskel või natukene jäigem. Aga tegelikult reaalsuses on see karuteene ja nüüd on see tulemus käes. Ja lullu. Oma pea ei lõika siis. Mis see vanasõna on? Kui oma pea ei lõika, kiired käes, mõtlesin oma vanasõna. No! God, please, no! 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 No nii. Uued puksid on all ilusti. Kenasti. Küll natukene tehti meile nahka siin komplektis ei olnud tihvripukse, mis käivad siis sinna ja teisele poole. Et lähme nüüd ostame need uued ja mis meile natukene tundus veel, et need originaalkaikad on natukene siuksed peksa saanud ja ei näe enam väga head välja. Plus neid ei saa reguleerida ka, ehk siis lähme vaatame, äkki külastame täna Wisewebi ja saame sealt uued natuke paremad tükid. Kohe niimoodi õhiga äsi siin. 1000 tänu kulub marjaks ära. Kus me nüüd siis omadega oleme? Forsis oled töökojas, tõid autoremonti, tõid BMW remonti siia, remondi BMW. Ühesõnaga, kuna juhtus siis väike äpardus, siis pidin minema siis nii-öelda äparduse kaasosalistiimile küsima varuosi ja Tanel siis pakub mulle siin natuke varuosi ja siis Magnus saab silla ka vist paika keerata, on ju? Saab.
Tuled neljapäeval autoga siia ja keerame paika. Sa ei ole ainuke, kelle drifti auto siia neljapäeval tuleb. Ja kustus mul on Magnusele hea uudis ka. Magnus eelmine kord ütles, et sul on taga kõik originaal. Et ma ei saa taga midagi keerata, aga nüüd tuleb mul Vicewebi vardad. Nii et lõpuks saab tagant ka nüüd reguleerida, nii et hooga keerata. Saab hooga keerata nüüd. Uut akut on vaja, jah. Oleme Kehalas. Siia sõites oli niimoodi, et Tallinnas oli, kui me tegime selle klipi, oli üliilus. Jõudsime Banderas ja Martini juurde. No räiged bussnoad sajavad lihtsalt taevast alla, ebareaalne. Ja tulime siia, vaatasime, et mingid pilved nagu on, et nagu sealpool nagu midagi on. Aga vist üldiselt mingis tundus, et joppas ära. Tundub, et vist lubab, et saab täna sõita. Auto on maas, paame ülikonna selga. No proovime, mis see muud ikka. Uudiseid. Me nägime hästi väikse ajaga hästi roppu vaeva. Me panime selle uue tagasi alla, me tegime justkui kõik korda. Meil on seal palju uusi tükke, me panime sinna mingid Vicewebi tükke. Ühesõnaga, tegime justkui nii, et võiks olla väga-väga hea. Me tahtsime teha enne võistlustel ühe trennipäeva ja loogiline oli seda teha Kehalas, kuna võistlus on Kehalas. Jõudsime sinna kohale, me sõitsime tund aega ja mitte ühtegi ringi lõpuni. Mis tähendab seda, et midagi on pahasti. Auto käitus kuidagi väga veidralt. Niimoodi, et kui ma sisenesin vasakule, tõmbasin käsipidurit, läksin gaasi peale, tundsin, et auto on ilusti käes, tegin selle tagumise pauna kenasti ära, kõik ilus ja poole vahetusel ta lihtsalt viskab spinnile. Alguses süüdistasin seda, et rada on siuke pool libe, pool märg, aga ühel hetkel kuivar sada niimoodi ära, et ühtlaselt grippis igalt poolt. Ja siis ma sain aru, et viga ei ole enam rajas. Proovisime veel, ei õnnestunud. Ühel hetkel ütles Martin, anna ma proovin. Martin ütles rooli, pusis seal ka 5 minutit, tuli autost välja, ütles selle autoga proovimärk sõita. Et ühesõnaga seal on mingisuguseid erinevaid faktorid, mida me kahtlustame. Igal juhul tänaseks päevaks auto ei sõida nii, nagu ta peab. Et mis on iseenesest selles mõttes põnev, et siiamaani on nüüd ju kõik lilleline. Me oleme teinud trennipäeva, me oleme ilusti suutnud seal ära sõita, tehnika on alati terveks jäänud. Et nüüd on siis see nii-öelda võidusõidu raskem pool. Et igal juhul me pusime edasi, me proovime selle korda saada ilusti. Et me ei anna alla siukse väikse asjaga. Aga ühesõnaga selle vlogi me kahjuks peame lõpetama siukse kurva nõmeda loodiga. Aga me teeme selle korda, järgmine video, te näete vähe positiivsem videot. Ma vabandan ka kõiges selles, et kui siin nüüd see lõpufaas tuli, siis see kõik käis nii kiiresti, et ega me tegelikult reaalsus väga palju filmida ei jõudnud. Et see on asi, kus ma pean veel õppima, ennast parandama, aga ühesõnaga oleme igatepidi targemad jälle, nii et näeme järgmine vlog. Tänks teile!